Reedel Raadio 2 hommikuprogrammis Silmad lahti. Ja on aeg teha juttu meie nädala tegijaga ja ilmselt selles ei olegi kahtlust, et selle nädala tegija maailmas on ainult üks mitte inimene, vaid pigem siis ütleme ikkagi kehaosa ja kehaosa, mis on nii-öelda purustanud interneti, sellega on välja reklaamitud, nimelt siis Kanye Westi, räppar Kanye Westi kuulus naine Kim Kardashian on siis teinud oma tuharatest pildi ja seda on teinud ühe ajakirja jaoks ning pani siis pildiga üles internetti ning absoluutselt täielik hitt on see, olen ka ise seda pilti siin vaatan praegu ja olemegi helistanud, ütleme siis otseselt välja Kim Kardashiani persele ja küsime, et millega, mis elu ta elab siis. Hallo, tervist! Hallo! No tervist! Tere! Olete nüüd, ütleme siis, olite ka ennem juba maailma kuulus tagusment, aga nüüd olete nagu viskanud ennast ka viimase hilbu maha. Et millest selline otsus? No võib-olla otsus tuli sellest, et tahtsime tähistada mind, kas te teate, mis mu nimi on? Mul on ju nimi ka. Ei, kahjuks ei tea. Mu nimi on Peppu Virsik Kardashian West. Ass beach, ühesõnaga inglise keeles. Me räägime Ameerika keeles siin, et võib-olla tõesti, jah. Aga oli selline mõte küll, et internet on viimasel ajal nii terve olnud ja siis me mõtlesime, see kolmekesi olime koos, olin mina, siis oli Kim ja siis oli Kanye ja see väike ahv oli ka, ma ei mäleta, mis ta nimi on. Saad aru, mu laps, Ja, selge. See on teie laps või on see Kimi laps? Eks ta põhimõtteliselt on ju minu laps tegelikult. Mis Kim ei tea täst ju midagi, mina ju kasvatan teda. Kim on ju muud ka ainult teeb tööd ja mina olen kodus ja eks ma vaikselt seda last siin kasvatan. Selge. Sest ta on nagu minu laps põhimõtteliselt, nagu oma laps. Ja olime siis koos ja pidasime siis plaani, et oleks vaja internet ära lõhkuda. Ja ega kuidas sa seda teed kõige parema meelega. Proovisime kuidagi. Kanye üritas kirjutada arvutisse asju, et nagu go broke, mine katki, aga ei läinud internet katki. Ja siis ma ütlesin Kimile, ma ütlesin Kanyele, et kuulge, oodake. Teate, ma olen nii võimas, minuga võib interneti katki teha küll. Ja siis ma istusin arvutile peale ja see läks katki. Modemile istusite, ruuterile istusite peale? Ärge mind nende tehniliste üksikasjadega segadusse ajaga, igatahes internet läks katki, enam see ei saanud seda käima panna. Ja siis ma mõtlesin, et aga miks ei võiks kogu maailm seda näha? Miks ei võiks kogu maailm seda näha, kuidas mina, Peppu, teen katki terve interneti ja siis inimesed saavad ju pühendada aega teineteisele, rohkem iseenda olla, rohkem oma perega olla. Super. Et see algas, ütleme, et sellisest väiksest õppardusest, et te istusite kogemata klaviatuuri katki või mingisuguse arvuti? Ikka terve arvuti läks katki ja ei saanud seda internetti enam käima panna, see sini e-täht ei tulnud enam välja ja ei saanud enam internetti kuskile, siis polnud midagi teha. Ja eks me mõtlesime natuke ka, et kuidas me välja tuleme, aga ma mõtlesin, et ma tahaksingi tulla au naturel. Et nagu ma olen süüdist, sest et need süüdistused, et mind on kuidagi siin muudetud või minusse on pandud mingit silikooni, see ei vasta tõele. Näidake mulle sellist lolli, kes paneb endale, vabandage väljendust, tagumikku silikooni, et see suurem oleks. Seda ei ole. Rääkige ühe sellist, kuidas üldse ma ei ole ühegi tagumikuga eriti niimoodi rääkinud, läbi telefoni veel ka. Esimest korda või? Jaa. Esimest korda ma olen siis väga õrn. Ja selles mõttes, et kuidas üldse tagumiku elu on, et sinu peal kogu aeg istutakse, sinuga tehakse ütleme, mitte kõige ilusamaid asju või kuidas teie elu nagu välja näeb? Hakkab pihta selline väga asjatundmatu heiter kõneleb, eks ole, tagumiku peal ainult istutakse, sinnusse saadetakse, eks ju, sinna Kas te teate, et meil tagumiku rahval on ka omad talendid olemas? Te arvate, et olete neid pilte näinud, jah, kuidas ma poseerin?
Ja olen... Kas te panite tähele, kuidas šampanjeri klaas püsis tagumiku peal püsti? Kas teie oskate seda teha? No, kindlasti ei oska. Kindlasti ei oska. Me oleme väga talendikad inimesed. Ma olen ise mõelnud, ma olen näinud nendes suurtes talendisaadetes mitmete maade omades väga talendikaid istmikke. Väga talendikaid istmikke, nii et mõni suudab ronida mööda nööri, mõni suudab põskede vahele võtta pintsli värvida ära terve seina, samal ajal ise rõõmsalt lauluviisi vilistades. Kas te üldse flatulistidest midagi olete kuulnud? Ei ole. No kas te teate, mis asi on flatulism? Ilmselt mingisugused pepu austajad. Flatulistid on nimelt siis pepu muusika tegijad või siis nagu muusika puuksutajad. Mina tunnen väga palju flatuliste. See on meie seas, nagu öeldakse, selline looduslik talent. Ja ärge arvake, et te võite lihtsalt pepu peal istuda. Ükskord tuleb suur pepude revolutsioon. Me veel kõik tõuseme püsti ja näitame teile, mis me suudame. Ja kui me oleme ennast õliga libedaks teinud, nagu me tegime selle minu fotosessiooni ajal, siis te libisete kõik veel tooli pealt maha. Ai. Austust, rohkem austust peppudele. Läbi aegad on käinud niimoodi, et mingi generatsioon või mingisugune aastakümnend pööratakse rohkem tähelepanu rindadele, mingi aeg rohkem tagumikule. Kuidas praegu on? Praegu vist ikkagi on see Peffi ajastu, jah? On Peffi ajastu, jah. Esimene Peffi ajastu on edukalt nüüd, no tegelikult hakkab läbi saama, me hakkame teise faasi juba jõudma, aga võib-olla sellest järgmisel korral. Igal juhul minul on soovitus ka kõigile, et andke oma Peffidele võimalus. Määrike nad õliga kokku, pääske nad pükstest välja ja vaadake, mida nad suudavad. Te veel näete. Ma tean väga osavaid pepu juuksureid näiteks, kes on ise võimelised teile sellise soengu tegema, nii et andke võimalus oma peppudele. Mul üks viimane küsimus ka, et kas Kim teid kasutab vahel ka, ütleme siis, kõhutuulte valla päästmiseks? No ma teen seda ikka ise. Ega siis Kimmist temast ei ole midagi asja. Ma ütlen, ma teen need kodused tööd ja kõik asjad, see on mul ise, ega Kim, jah, tema ajab ainult käib ühest ürituselt teisel. Tal ei ole aega, eks mina pean need kõik asjad tegema. Kanjega tegelen ju ka mina. Ei, muidugi. No võt, ega nii see meil koduste peppude elu on. Selge, aga suur tänu teile, Ass Beach Kardashian West, ja soovige siis mehele ja selle väikse ahvile ka kõike toredat. Ütlen siis teile ka, nagu hea peppude komme ette näeb, et... Aitäh! Radio 2